Kindlasti ei ole väga kerge siin teie eest täna istuda lähtuvalt meie hea kaaslase ja teelise Madise lahkumisega, aga püüan ikkagi need teemad, mis ka täna valitsuses olid, lühidalt kokku võtta ja teiega neid jagada. Et valitsuskabinet täna tõepoolest arutas biomajandust ja võiks küsida, et miks me sellest üldse räägime, et meil räägitakse väga palju rohepöördest, aga võiks tervikuna seda nimetada ikkagi energiapöördeks, siis energiapöörde on seotud sellega, et kas ja kui palju me mingit ressurssi siin maailmas kasutame selleks, et elamisväärset elu elada ja kui säästlikult ümber käia ja nimetatud ka ringmajandusega ja selle tõttu, kui me vaatame puhtalt statistikat, siis Euroopas biomajanduse käibeks hinnatakse umbes 2 triljonit eurot, millest otsene lisandväärtus on 621 miljardit. Ja loomulikult on oluline ka see, et Eesti selles valdkonnas saaks osa ja omaks ekspertiisi. Kui küsida, et mis need murekohad on, siis võiks ühelt poolt öelda seda, et Eesti biomajandus oma olemuselt on olnud väga metsa ja puidu ning põllumajanduse toiduainete tööstuse keskne. Kui me võrdleme siin rikkamaid ja jõukamaid riike, siis nende osakaalus on suurem osa ikkagi kapitali ja tehnoloogia mahukatel tegevusaladel, mis annavad ka tegelikult suuremad lisandväärtust ja kui veel natuke statistikat lisada, siis tuleb öelda seda, et Eestis keskmisena ühe elanikkonna kohta oleme selles kolmandiku võrra Euroopa keskmisest lisandväärtusest maas. Ja seetõttu on siiralt hea meel ka, et teadlased on 3 aastat tegelikult teatud uuringutega selleks, et me saaksime siis teatud uusi eesmärke ellu viia ja Maaeluministeeriumile siis valitsuskabinet täna andis võimaluse koordineerida seda tööd meie kaasministeeriumitega, olgu siis Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium, selleks, et tegelikult meie sektoris seda suuremat lisandväärtust luua. Ja tuleb ka tunnistada seda, et kui me vaatame Eestit, siis võiks ju öelda, et tegemist on maa mõttes ühe väikese riigiga, kus võiks öelda, et kogu majandus mõnes mõttes võiks olla üha ülbeline, aga tegelikult kui me vaatame siis ka erinevaid piirkondi, olgu see Lõuna-Eesti, kus on rohkem mets ja Kesk-Eesti jälle paremate põllumaadega, siis tegelikult tuleb meil leida ka fokusseeritult nendele piirkondadele need parimad lahendused ja selle tõttu ma väga loodan, et koostöös nii teadlaste ettevõtjatega kui ka ministeeriumitega, ekspertidega me suudame leida ka neid teekaarte ja soovitusi, millele keskenduda. Et kindlasti, kui me võtame ka toitu ja toidu tootmist, siis me oleme kindlasti seda meelt, et see maa ja see ressurss, mida me saame toidu tootmiseks kasutada, seda tuleb kindlasti prioriteetselt kasutada ja kõik see, mis selle toidu tootmisega kaasneb ja on võimalik lisandväärtuse võimalus, siis seda ka teha, et olgu ta siis kas või biometaani näol ja pärast digistaadi näol ka siis maasse väetise või väetamise kaudu, siis need on kindlasti need lahendused, kus me peame suutma siis seda ühelt poolt majanduskasvu edendada, aga tegelikult ei ole küsimus ainult majanduskasvus, vaid küsimus on meie inimeste sissetulekutes ja hakkama saamises. Nii et selle tõttu ma olen väga rahul sellega, et valitsuskabinet selle täna heaks kiitis. Teiseks võib-olla